sul on tõsiselt hea artist välja pakkuda, kes kindlasti meeldiks paljudele. Võta temaga ühendust, räägi ta nõusse ja kinnita esinemise kuupäev. Leppige kokku nõudmistes ja tingimustes. Artisti tehnilise produktsiooni rider ja lepingud on keerukad ning nõudlikud, kuid loodud, et neid täidetaks. Ja ära unusta ka autorite õiguslikke lepinguid. Isegi kui artist tuleb maailma teiselt poolelt, on vaja sõlmida litsentsileping Eesti Autorite Ühinguga, muidu saad trahvi. Siis on aeg hankida avaliku ürituse luba ja teha otsingut. Avaliku ürituse loa taotlemine ja kinnitamine võtab aega. Alusta sellega esimesel võimalusel, kui oled valmis saanud sündmuse üldise kontseptsiooni, ala ja liiklusplaanid, turvatsoonid ja turvaplaanid, ajakava, parkimistsoonid. Taotluse esitamise tähtaeg võib olla kuni 40 päeva enne sündmuse toimumist. Leia parimate lavade ja piirdeaedade pakkujad ning selgita välja sobivaim hinna-kvaliteedi suhe vastavalt enda ja artisti nõudmistele. Uuri ka kindlasti, kas kontserdipaigas on olemas vajalikud tarvikud ja teenindav personal. Ära unusta arvesse võtta, kes kõik need kaadervärgid paigaldab ning pärast maha võtab. Kontserdipaigas töötavad projektijuhid oskavad kindlasti anda head nõu, kust leida abitöölisi või milliste partneritega on koostöö kenasti sujunud. Nad on oma ala professionaalid. Ja kui sa veel ei ole seda teinud, siis tee algust reklaamiga. Õnnestumiseks püüa kaasata võimalikult palju meedia ja infokanaleid. Tee reklaami kogu ürituse ettevalmistamise vältel. Tuleb ära teha veel üks otsingute, läbirääkimiste, arvutamiste ja kokkulepete sõlmimise töö. Heli- ja valgustehnika leidmiseks. Ära unusta kaasamast ka tehnikat haldavaid professionaale. Lava, heli- ja valgustehnika vajavad palju elektrit, ehk oleks mõistlik mõelda ka generaatori tellimise peale. Seejärel on aeg leida, kes müüks pileteid, kes tagaks ürituse turvalisuse ja korra, kes rendiks välikäimlaid, kes hoolitseks prügi ja koristamise eest. Ka nende teenuste pakkujal on omad nõudmised, piletimüüjatele internetiühendus, turvateenuse pakkujatele oma ala. Mõelda on vaja kogu ülesehituse logistilisele poolele. Kuidas vähese ajaga saaksid kõik teenusepakkujad oma tööd tehtud nii, et nad teineteist ei segaks või lihtsalt tühja ootama peaks. Ajakava järgimine on ülimalt oluline. Mugavus müüb. Paku välja kaubitsejatele võimalust tulla pakkuma sööki, jooki ja muud käe ja suu pärast nänni. PS. Kaubitsejatele müügipindade rentimine on hea võimalus korralduskulude katmiseks. Ära unusta, et üldjuhul vajavad kaubitsejad ka elektrit ja isegi voolavat vett ja kanalisatsiooni. Mõtle läbi ka toimetulek võimalike muutlike ilmaoludega nii artisti ja tehnikute ohutuse tagamiseks kui kõigi mugavuse nimel. Müügil võiks olla vihmakiled, sest vihmavarjude kasutamine võib esineja etteastet paljude jaoks visuaalselt häirida. Tähtis päev läheneb. Lepi kokku, kes vastutavad töö eest artisti nõudmiste rahuldamiseks lava taguses alas. Anna endast parim, et täita artisti riderisse kirjutatud nõuded lavataguste ruumide osas. Artisti rider on tähtis osa temaga sõlmitud lepingust ja kuulub täitmisele. Mõtle ise, kui reisiksid päevast päeva riigist riiki ja sinu koduks on lavatagused ruumid. Kujuta ette siis, kui palju rõõmu võib pakkuda personaalne WC ja duširuum, pehmed diivanid ja soe toit. Oluline on tagada transpordi ligipääs, parkimise võimalused ja selle korraldajad. Mida rohkem ja mugavam, seda parem nii artistile, külastajale kui ka teenindavale personalile. Hea mõte on teha endale selgeks, millised on ühe või teise kontsertpaiga eripärad, võimalused ja tingimused. Sellest lähtuvalt võid mitmes punktis kulusid kokku hoida. Et voilà! Kui oled kõik eelnevad sammud hästi ja läbimõeldult teinud, jääb üle vaid üritust nautida. Ja ära karda proovida. Tõeline meister sünnib vaid läbi kogemuste, oma vigadest õppides.